Järgnevalt avab märgatud Eestis kosjakontor oma uksed. Harva me seda küll teeme, aga vanu sõpru tuleb aidata. Väga meeldib, et jõudsite kohale ja siis ütleme väikses küll kitsas toakesest on, aga ajame läbi. Häid inimesi mahub alati õigesse kohta. Kuid su pisarad on rasked ja kui neid pole vähe, mul killudeks süda puruneb sees. Popstar Raits on Tartu alternatiivse estraadiskeenel kuulus tegija. Tema omanäolisi kavereid tuntud lauludest ei aja millegagi segamini. Sõbralikku lusti toimekalt oma asja ajada ei ole Raits aastatega kaotanud. Meie tänane kohtumine, mis meil ei ole sugugi esimene ka televaatajate ees, on ikkagi põhjusega, sellepärast, et nüüd sa oled siis jõudnud oma elus sellises ajajärku, kus sa tunned, et tahaks nagu kaaslast kõrvale. Jah, just nimelt. Et seda ühte ainsat ja ikkagi kogu sellepärast, et ei tahaks nagu niimoodi, et võib-olla saab asjast asja. Ei ole niimoodi, et hakata nende asjadega, et kui on see tunne õige, see viiling on õige, see keemia on õige, seda tunned südamest ära, oma hingest tunned seda, kas seda tuleb alguses või ei tule, et ei ole nagu mõtted aega ja elu raisatagi, siis minna ikkagi teise inimesega edasi. Mina olen seda meelt selles mõttes ka, et kogemusi jagub, ütleme niimoodi, nendes abiellumistes. Sa oled olnud abielus? Olen olnud 2 korda abielus. Ja 2 korda? Ja 1 kord kiilatud. See viimane oligi, see kihlus oli see teema, et jõuame sinna, kus oli jälle niimoodi, et tule minu juurde elama, tule minu juurde. Mina ütlesin, miks ma pean sinu juurde tulema, kui ma olen esimene abielu purunes, mul on ämma äiaga, ämma ema ja kooselu nende vanematega ja vanavanematega niimoodi, et see oli suur pulm kõik ikkagi. Ma olen võtnud alati, et kuni surm meid lahutab selle abielu. Sa ütlesid, et miks sind on sundinud elluma. Siis ma vastasin, et ikkagi see on armastus olnud, et sa lähed laulatused on olnud mul kõik Äksi kirikus ja Peetri koguduses, et sa lähed ju selle, sa ei mõtle siis niimoodi, et ma nüüd lahutan homme ülehomme. See lihtsalt elu viib endaga kaasa. Aga eks niimoodi olegi, et kui sa ikkagi näed ja see tuli kuidagi süttib 2 inimese vahel, siis ongi õige, aga praegusel hetkel me peame ikkagi natukene koomale tõmbama neid kriteeriume. Esiteks, Raivo, kui vana siis oled? 50+. Aha. Ma tahaksin veel last isaks saada. See on lastes on kõige suurem rõõm. Ta peaks olema just natukene noorem, et me piiblilugudes seame, et Saara sai 90-aastaselt ka lapse, aga see on piiblilugu. Ütlen, et see tüdruk võiks olla 24, nemad juba on võib-olla suhe ka purunenud, on midagi elus toimunud, on ka otsivad seda püsivat pole olnud ja ma arvan, et see viimane võiks olla 39. 24 kuni 39. Ja, et see oleks okei. Ikkagi niimoodi, et... Ja kui sealt edasi vaadata, siis välimus osas on sul ka mingisugust soove? Ütleksin niimoodi, et välimus on petlik, et tähendab, et kõige tähtsam, mis on inimesed, on see hinge sügavus, vastutustunne, kohustuse tunne teise inimese eest ja tõesti 2 on 1, et see mõiste kooselu ja abielu, see minu arust on täpselt 1 ja sama. On see saadik mu pulmade puult. Praegu ei aivagi veel, kellele loodab mu meel. Ainult tunne on ärevalt suur. Ainult tunne on ärevalt suur. See on nüüd nagu põhimõtteliselt magamistuba sul või? See on magamistuba ja tähendab selle, kui... on kitsas natuke 2 inimese jaoks. Kitsas ja tegelikult nagu mul on ikkagi plaanis, et selline muster on ikkagi, et kujuneda, et kui on selle nüüd see õige tunne, õige inimene, et siis kindlasti mul on väga suur soov oma kodu, oma maja. Kui tihti peale naised on need, kes armastavad selliseid nipsasju ja erinevaid toredaid väikseid asju, siis tõesti, seal on sul lõhnakollektsioon, siis ma näen, riiulitel on ka selliseid toredaid nipsasjakesi. Sulle meeldivad kohe sellised asjad, jah? Mul on selles mõttes, et nagu meeletud on lapsepõlves hoiu, seal on veel paar plokki, mul sõrmuseid ja kette ja... Sõrmuseid ja kette näita kohe. Ma juba vaatan siit, et ma arvan, et ei ole väga palju üksinda elavaid mehi Eesti Vabariigis, kellel on lihtsalt printsessi kroon näiteks kuskil. Nii, no siin on. Nii, see mulle kõige rohkem meeldib. Pärast pätid rätsi maha veel. See on kuld ja nõbe.
nii vaata, hästi unikaalne. Selle ma ostsin ühest pandikast jälle, ütleme niimoodi, et üks tuttav töötas ja võtta Raits, et see on nii kallis ja väärtus on edaspidi, et see on hõbe ja kuld. Kui üks ütles mulle niimoodi, et aitas mul kolida, et Raitsul on 20 kingapaari ja potasseid, aga mul on lihtsalt allergiline, et ma ostan ja ma ostangi Nike on mu lemmikfirma tegelikult ja Reebok ja ütleme, kõik need on need Sonimakid ja Philips on ikkagi nagu need kõige paremad minu jaoks. Lõhnad on jah, et mulle näiteks selle kinkis jälle üks supervänn. See on kohe kuttidele, tähendab, erilõhn on mingi inglise lõhn, jah? Ja inglise lõhn ja tegelikult väga hea. No mehe lõhn võiks öelda. Ongi siis nagu menn. Meele menn veel peale ka kirjutatud. Seljas kaulid riided. Olen ülistiilne. Noortel olen õpetaja. Raha loen, olen säravta. Kulmas käin, olen parim, kun ma isa olen poparaid. Mina ja laavad vallutan. Kui algamas on pidu, siis sind tantsutan. No, aga Raivo, kuna väga paljud ikkagi teavad sind ju sinu laulude järgi ja sinu muusikukarjääri järgi, siis vaatame korraga sinna muusikatuppa ka, kus kohas sa harjutad. See on tegelikult nii kole praegu. No, mis tal viga on? Lähme vaatame ikka. Tegelikult on niivõrd segamini. Vaadake, kui palju Raitsil on asju. Ossa pagan, sul on tõesti siin veel rohkem asju kui seal teises toas. Ma olen ju nii rikas ja... Sa siis laulad ka, jah? Jaa, eksimegi selle loo on üks, mis on hästi äge, et kas armastus. Ja paneme selle laulu siis niimoodi, et alustame selles. Jalutan ilisel tunnil. Oi näe, leidsin sind. Sa olid nii ilus, sa olid nii lahe. Tahtsin sind endale. Väikesed poisid ja väikesed tüdrukud küsivad popstar küll miks. Mis on kuu, mis on päike, mis on armastus. Kas sa armastad mind? Aha. Ega unusta mind? Aha. Kui oleme koos, ei loe ju miskit, kui on armastus. Kas sa armastad mind? Aha. Ega unusta mind? Aha. Kui oleme koos, ei loe ju miskit, kui on armastus. Bravo, bravo Raits. Ja siin on sul need laulusõnad ka, ma saan aru, jah? Millega ma esinema nüüd Raivo juurde lähen salvestama. Tantsid sa ja laulad ka. Meid kõiki liidab siin muusika. Rõõmusta, kuna elad ja unusta kõik muretad. Elu ju et elada. Meid kõiki liidab siin muusika. Aga kui me tuleme tagasi ikkagi selle kaaslase otsingu juurde, siis mis sa arvad, milline kaaslane kooselus sa ise oled? Et kas sa solvud, kas sa oled vahepeal pahastujus, kui on tüli, et kui hea tülist välja tuli ja leppijas oled? Räägi, milline sa oled? Ütleme niimoodi, et kuna Raits on neitsi, Neitsid on sellised hästi koostöötundlikud, hästi selles mõttes lubadusi tühjalt ei loobi. Nad on vastutustunne nii kõikide eest ja muretsevad alati teiste heaolu pärast pigem rohkem. Ja nüüd on ainult küsimus, kuidas siis kontakti see inimene saab? Võiks nagu meili peale saata siis? Sinu enda meili peale, minu meili peale, mis sa arvad? Ma mõtlen seda, Taavi, aga seda, kui sellist asja ei ole nagu see maru armas oli, kui inimesed võtavad vaevaks sulle lihtsalt kirjutada oma käekirjaga ja see näitabki juba inimeses tema see maneer tuleb palju paremini välja, kui netimaailm on praegu, kõik panevad sinna kirja, aga samas me võime teha ka kahepoolne, et siis, kes nagu kirjutavad lihtsalt nagu ümbrik lehekandjal, paberkandjal, vabandust, või siis, kes kirjutavad sinu postkasti. Aga et siis kohe nagu võiks päris aadressile päris paberkirja kirjutada, ja mulle siis pigem, jah? Ma arvan siis võib-olla esialgu nad kõik nagu koonduksid sulle selles suhtes ja siis sina on... Aga sel juhul ega ma siis päris enda koju ka neid kirju kõik ei taha, et võib-olla siis kirjutage TV3, Peterburi D81, Tallinn on TV3 aadress, pange TV3 sinna peale, pange märgatud Eestis saatele ja kui ma selle ümbriku lahti teen, küll ma juba näen
kellele siis kirjutatakse. Teine variant, et kirjutage margatud.eesti@tv3.ee ja ütle, mis seal kirjas siis võiks olla? Seal kirjas võiks olla inimese, kus ta nagu ikkagi haridustase, kuigi see minu jaoks ei ole mingid Concordia ülikoolid või mis see ei ole nagu absoluutselt näita. Võib-olla põhikooli haridusega, võib-olla palju küpsem ja palju targem ja veel mida iganes. See on jälle suhteline mõiste. Aga ikkagi kus sa oled nagu õppinud ja mida sa oled nagu ise tööl teinud ja oled sa ka mingisugused hobid ja millised hobid sul on ja kindlasti mida sa nagu ise sellelt suhtelt kõige rohkem ootad, tähendab sellelt armastuselt. Kõige tähtsam on see armastus. Kõige tähtsam on armastus. Armastus on see tähtis ja siis saab kõigest üle. Oleks hea, kui valge õied vastaksid ja loodan ma, et valge õied vastaksid ja